Mart, kui pikalt, millest sa täpsemalt räägid? Mulle anti instruktsioon, et üldiselt ma ei räägiks mitte pikalt, vaid Tere teile, kallid rohkäid, et meil on rohkäigu paigutajad on olemas ja mudilaskoor, teie tulete siia. Te peate seisma kõik. Kas sinna poolest, mida sa näed? Maale, õpetaja hüüdis vabadus. Need on me õnnelikud päevad, need on me päikselised päevad, need on me lillelised päevad. Kui suvi on käes, taas meri sillerdab ja naeratab päike ja sõber nüüd sa linnarahvas, lugupeetud linnapea ja härra Mart Laar. Tänane pidulik sündmus kätkeb endas kahte tähtsat üritust. Põltsamaa Ühisgümnaasiumi lõpuaktust ja Eesti lipu 125. sünnipäeva. Hea koolipere! 2008-2009 kooliaasta ongi läbi saanud. Teil on käes klassitunnistused ja täna on ka väga tähtis päev 9. klassi õpilastele, kellel oli viimane koolikeel. Teeme neile veel aplausi. Siinkohal pean rõõmuga küsima teie käest, miks on see Eesti lipp meile põltsamaalastele nii tähtis? Õige, ma kuulen väga palju õigeid vastuseid. Hea meel on siinkohal siis teavitada kogu Eesti üldsust ja ajaloolane Mart Laar ütles, et tema küll teab ja on kirjutanud sellest artikli, et Eesti lipp, riigi kõige ilusam ja tähtsam sümbol, on tegelikult sündinud just siin Põltsamaal. Põltsamaa Kihelkonna kooli ja perekond Peermanni roll Eesti lipu sünniloo juures on üldiselt siiski vähe teada. Sellele viitavad faktid on ilmsiks tulnud suhteliselt hiljuti, pärast seda, kui koduloo uurijad Heino Joost ja Einar Hiiov avaldasid 2001. aastal raamatu Gustav Peermanni radadel. Autorid leidsid raamatut koostades Põltsamaa Kihelkonna kooli vilistlase
Karl Frey mälestused esimese lipu sünniloost Põltsamaal. Eestlastest üliõpilaste seltsi Vironia värvid otsustati 29. septembril 1881. aastal. Peermannide perepärimuse järgi oli Gustav Peermann soovitanud sinist kui isamaa ustavust, musta kui sihikindlust ja valget kui südamepuhtust tähistavat värvi. Ja siis see juhtus. 1884. aastal 4. juunil Otepääl õnnistatud Eesti üliõpilaste seltsi lipu õmbles Põltsamaal Kihelkonnakooli õpetaja Gustav Peermanni tütar Emilia. Lipukangas pärineb Leibergi poest, majast, kus täna paikneb Põltsamaa muusikakool ning A ja O kauplus. Emilia õmbles lipu kokku Kihelkonnakooli näputööklassis. Gustav Peermanni puutöökojas valmistati lipuvarras. Lipu aitas toimetada Tartusse ja Otepääle Emilia 19-aastane vend, Eesti üliõpilasseltsi liige Kristof Peermann. Kristof oli ka muide üheks lipuhoidjaks lipu õnnistamise ajal. Ma arvan, et siinkohal on Põltsamaal ära teha suur töö, et kogu Eesti rahvas ja kõik inimesed saaksid teada ja teaksid, et Eesti lipp on oma sünniloo saanud siit Põltsamaalt. Hurraa! 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 Aitäh! Au omalt poolt ajaloolasena paar sõna ütelda sellele tähelepanuväärsel päeval, mis ma arvan, et väärib tähistamist nii Põltsamaal kui kogu Eestis. Sest kui me vaatame tagasi oma ajaloole kaugemale või lähemale, tihtipeale näeme me seal mõningaid suuri ja tähtsaid tegelasi, kes tunduvad meile just need, kes tegelikult Eesti ajalugu muutsid. Kui ajalugu aga lähemalt uurima hakata, siis selgub, et need mehed ja naised, kelle nimed meile teada on küll tõesti tähtsad ja olulised, kuid ilma väga paljude teiste meeste ja naisteta, kes võib-olla ei säranud ja niimoodi silma ei paistnud, kuid tegelikult tööd tegid, ilma nendeta poleks nad oma ülesannetega hakkama saanud. Ja täpselt nii on lugu ka Eesti lipuga, sest kust oleks meil see lipp praegu, kui ühe neiu nobedad näpud poleks siin samas Põltsamaal seda kokku õmmelnud. Eesti lipu lugu on seotud lahutamatult Põltsamaaga, mis rahvuslikul ärkamisajal oli üks olulisemaid rahvuslikke hariduskeskusi. Põltsamaa Kihelkonnakool, kuulsa ja tuntud koolmeistri Gustav Peermanni juhtimisel andis tervelt 1/3 nendest meestest, kes 1884. aasta 4. juunil seda lippu Otepää kiriklas pühitsesid. See oli väga suur number ühe väikese, suhteliselt keskuse ja väikese kooli kohta, mis näitab, et siin pidi valitsema tõeliselt tugev rahvuslik vaim, et mitte ainult ei õmmeldud siin seda lippu valmis, vaid siit pärines ka suur hulk nendest noortest meestest, kes selle lipu kõrgele tõstsid. See lipu õmblemise lugu, mis tõesti on olnud tükk aega saladuseks või mitte nii laialt teada, näitab meile ka seda, et sellised väikesed teod, väikesed asjad, rahvuslik pühendumus ka väikestes asjades võib anda uskumatult häid tagajärgi. Emilia Peermann, kes oli sündinud siis koolmeistri peres ja pidi juba varakult tema kaotuse tõttu kantseldama oma nooremaid vendi ja õdesid, oli juba selles suhtes oma saatuse paika pannud, et ka temast sai Preili kooliõpetaja selles samas koolis. Tegemist oli noore, nägusa, targa ja kõrgeandelise neiuga, nagu on meenutatud, kes pani ilmselt oma õpetajad, nii oma kaasõpetajate kui ka õpilaste südamed nagu praepanil särisema. Nii et pole mingi ime, kui me loeme siin samal ajal Põltsamaal tegutsenud teise tuntud mehe Edward Brunberg raamatust Tasuja
ning avastame, et selle romantilise iidoli, romantilise kauni neiu nimi on millegipärast samuti Emilia. Ja eks siin ei ole neid paralleele tarvis kaugelt otsida, kes selle Bornhöhe muusa siis ikkagi täpselt oli. Ja just selline oli see neiu, kelle algatus ja kelle tegutsemistahe selle Eesti lipu meieni tõi. Eesti lipp on mitmeski mõttes originaalne. Teist sellist lugu maailmas ei leidu. Ja seda oli peamiselt kahel põhjusel. Esiteks sellepärast, et seda lippu pole keegi meile ülevalt andnud. Keegi pole meil käskinud seda pidada enda lipuks. See lipp kasvas üles läbi rahva enda tahte, läbi selle, et rahvale need värvid, need sümbolid meeldisid. Ta võttis need ise omaks, ilma et keegi oleks rahvast käskinud seda teha. Ja selle tõttu on see lipp tõesti meie enda oma. Teiseks, unikaalseks küljeks on see, et see lipp, mille Emilia Beermann siin samas Põltsamaal valmis õmbles, on siiamaani alles. Eesti on üks väheseid riike maailmas, kelle rahvuslipp, see reliikvia esimene originaallipp on tõesti säilinud. Ja ta on säilinud läbi kõikide nende raskete võõrvõimu aastate, läbi selle aastate, mil võõras kommunistlik võim üritas kõiki rahvuslikke sümboleid hävitada, kaasa arvatud ka seda sama lippu. Ja ainult tänu 3 Eesti Õhtuste Seltsi liikme vaprusele, kes selle lipu õigel ajal ära peitsid ja seda hoidsid varjus ning ainult enda teada seda peidukohta läbi kõigi nende aastate, kuigi nende aastate jooksul käisid mitmed neist läbi Siberi vangilaagrite, läbi Nõukogude julgeoleku piinamiste ja ülekuulamiste, nad ei reetnud. Nad ei reetnud seda lippu, sest nad mäletasid hästi tõotust, mis oli antud selle lipu püüdsemisel. Kui me hoiame seda lippu kõrgel, on see meie käes nagu Moosese sau, mis kaitseb ja hoiab meie maad ja rahvast. Kui me laseme tal langeda või viskame ta endast eemale, on ta nagu maaks muutuv kepp, mis meid võib salvata. Selle piibli võrdlust kasutas esimest korda Rudolf Kallas just selle sama sinimustvalge lipu õnnistamisel Otepää kiriklas. Ja see võrdlus saadab meie rahvast siiamaani, on meie rahvuslikuks juhiseks. Hoidkem oma lippu kõrge, armastagem Eestit, olgem rõõmsad Eesti üle, naeratagem oma maale, sest siis oleme me kõik rõõmsad. Aitäh ja ilusat suve! Meie väike näiteseltskond esitab teile 3 pilti sellest, kuidas võis tekkida Eesti rahvuslipp sinimustvalge. Kuigi ta oli algul mõeldud Eesti õpilasseltsi lipuna, siis läks ta rahva hulka, muutus seal väga populaarseks ja pärast, kui loodi oma riik, sai temast ka riigilipp, mida ta on ka tänaseni. Nagu ma ütlesin, meie väike etteaste on 3 pildis ja need pildid oleks siis esimene pilt Tartus minu majas, teine Leibergi kaubamaja juures ja 3. pilt Kihelkonna kooli juures. Nii, ma tutvustan oma väikest näiteseltskonda. Paula Erman, minu abikaasa. Preili Emilia Beermann, näputöö õpetaja Kihelkonna koolis. Ja Preili Miina Erman, muusikaõpetaja, hilisem, mitte veel, ta õpib praegu alles Peterburi konservatooriumis. Nii, ja härrad Gustav Beermann, ehitusmeister ja Kihelkonna kooli juhataja. Tema poeg Kristof Beermann, üliõpilane usuteaduskonnas. Jaan Bergmann, tema sõber, ka üliõpilane ja luuletaja. Ning Aleksander Morfeld, samuti üliõpilane ja ka usuteaduskonnast. Ülikooli sammastest, mille all meie tublid noored mehed õpivad ning kellest on saamas
Isamaale tubli, vääriline seltskond, kes aitab meie kodumaad edasi arendada. Ja on tõesti armas näha, kuidas minu armsad õpilased, kes Tartu Suurkooli on astunud õppima, siin rahulikus meeles kõik ühise söögilaua taga võivad einet võtta. Ja eriti armas on minu vanadel silmadel näha, kuidas väikesest orvukesest Karl Augustist on Põltsamaa rahva toel sirgunud ometigi üks kõrgesti haritud mees, keda kutsutakse doktor Hermanniks. Selline edu võib tabada igaüht, kes täielise pühendumusega oma eesmärgi poole püüdleb. Aitäh! Aga me tahaksime täna ka tänada ja olla rõõmsad sellepärast, et meie hulgas on härra Gustav Peermann, kes on meid alati aidanud, on oma teadmisi ja isalikku toetust jaganud meile nii kooli ajal kui ka praegu Tartus. Ei ole meid ka siin ära unustanud. Ja tore on näha, et on ka tal vääriline järelkasv poja Kristofi näol. Ja väga tore on ka, et Kristofi sõbrad on samasugused tublid. Ja et Eesti soost üliõpilaste seltsi olete loonud, see teeb minu südame helgeks. Armas Aleksander, kas sa võiksid meile rääkida, kuidas seltsielu edeneb? Lugupeetud vilistlane Burkhard Sperling kutsus meid oma juurde pidutsema Otepääle, aga mitte ainult pidutseda ei tahtnud me seal. Oma seltsi lippu tahtsime pühitseda nii Pühajärve püha veega ja Jumala sõnaga saab see sündima. Lipp? On siis seltsi lipp olemas? Jaa, Preili Hermann. Õigupoolest ei ole veel. Värvid on küll mõne aasta eest välja valitud, ehk sinine, must ja valge need peavad olema. Eks armas isa Gustavgi ju soovitanud, et see nii võiks olla. Sinine kui isamaa ustavust, must kui sihikindlust ja valge kui südame puhtust lähistab värv. Aga kaasvõitleja Jaan Bergman on sellest ju luuletusegi kirjutanud. Jaan, kas sa kannaksid selle meile ette? Kus sinu lipp täis ilu lehib, mu armas Eesti isamaa, kus sulle krooni pähe kehib, kaunis 3 värviga, kus Eesti rahva rõõmu ehib, ta uue vaimu võimula, sääl, Eesti pojad, ärgakeme ja Eesti tütred, tehkem tööd, et eluteele edeneme ning hoolsalt uinutame ööd. Et mustad mineviku päevad ei suutnud rahvast surmata, et Eesti silmad rõõmu näevad veel tulevikus tuluga. Kui kuumaks armastuses jäävad ja mõistvad ühtust otsida, et musta kuuba ausast kannab ja põldu harib eestlane ning tänu kõrgemale annab, see tuleb mustan mõttesse, kus 3 värvi kaunistuses must, valge, hele sinine, kus usk ja lootus armastuses on ühel meelel täieste, kus Eesti rahvas ühenduses kätt annab teine teisele, sääl Eesti lipp täis ilu lehib ja kroonib Eesti laste tööd. Sääl valmis vili vaeva ehib ja võidab päev kõik und ja ööd. Kus 3 värvi kaunistuses, must, valge, hele sinine, kus usk ja lootus armastuses on ühel meelel täiesti. See on ikka nii ilus. No jaa, lippu meil siiski veel ei ole, armsad prouad ja Preili. Mina muretsen seltsile lipu. Kuidas kavatsed seda teha? Saksa kooperatsioonid ei salli meid niigi. Ja meie värvimütsid tallasid nad jalga alla. Kui me hakkame avalikult lippu... Ega see pea siis avalikult ja Tartus sündima. Emilia, meie läheme nüüd Põltsamaale.
ja ära Leibergi siilipoest peaksime me ometi kõik kaediku saama. Sa võid ju oma käsitööklassi õmblusmasinal selle lipu valmis vuristada. Ja loomulikult, seda me teemegi. Peaasi, et see kummu meie kiriku õpetaja kõrvateni ei ulatuks. Tema on meil tuntud eesti meelsuse tuline vastaline. Sestap sündiguses salajases. No aga siin minu majas, siin me võime ju tänast päeva tähistada rõõmulauluga. Mis sa arvad, Miina, äkki võtaksid mõne lõbusa laulu üles? Armas rahvas, laulgem siis kõik koos rõõmsast südames meie armsa isamaa auks ja selle tänase päeva tähistamiseks kõik koos laulu mu isamaa armas. Sind armastan
lüüa ja linnarahvas käib väga usinasti siin ostmas. Siin on isegi kodumasinaid, aga see selleks, see ei ole praegu oluline. Me tahame teada, kuidas õnnestub Emilial kanga osta. Tere päevast, noor Preili! Palun 2 kopika eest käest komme. Jaa. Ehk on Preilil veel mingeid soove? Ei ole. Palun. Aitäh, tere! Nägemist, nägemist. Palun järgmine. Järgmine, palun. Tere! Mulle palun 1 suhkrupingel. Tervist. Suhkrupingel teile. Oot. Siit saab Preili natukene raha tagasigi. Palun. Aitäh. Olge lahke. Aitäh, head aega. Nägemiseni, nägemiseni. Järgmine, palun. Järgmine. Tere! Mina soovisin, et ma ostaksin tööknäälid olla. Ja siin peaks olema täpselt raha. Jaa, siin on tõesti paras raha 1 paki õmblusnõelte eest. Olge lahked. Ja emale terviseid palun kindlasti. Head päeva. Järgmine, palun, järgmine. Tere päevast, auen kaupmehe isa. Tervist, armas õpetaja, Preili. Mida ma võiksin teile täna pakkuda? Kas te soovite näputööd koolilastele või soovite endale midagi uhket ja Täna mõtlesin endale ühe sinise siidipluusi õmmelda. On teil sinist siidiriiet pakkuda? Jaa, kindlasti on. Õpetaja Preili jaoks leiame alati midagi. Aga kas sinine peaks olema tume või helenik? No midagi taeva või rukkilillekarva mõlkus mõttes. Siis peaks nagu see sobima. See on kõige imelisem sinine, mida üldse Liivimaal leida võib. Jah, tõepoolest. Palun seda siis 1 korralik pluusi jagu. Palun. Ehk on Preilil veel mingeid soove? Ja vastu kevadet vaja 1 must siidiseelik õmmelda. Ja siis ka veel pidulikuga pluusi jaoks valget siidiriiet. Nii. Palun Preilile valget ja Preilile musta. Valge palun. Ja siin must. Olge lahked. Suur tänu ja siin raha. Ja täname. Loodame siis Preilit järgmisel kirikupühal uhkes ja kaunis kostüümis näha saada. Nägemist. Nägemiseni. Kaupmehe isand ei osanud midagi kahtlustada. Esimene samm on astutud. Tähistagem sedagi siis nüüd lauluga. Meie tänulik Põltsamaa linnarahvas on meie armsale doktor Hermanile siia parki Musumäele ausambagi püsti pannud. Laulgem siis tema kiituseks ja meie kõigi rõõmuks täna tema tuntud laulu Kungla rahvas. Sa
oma puutöökojas teeme selle. Ma arvan, et sina oled see, kes peab lipu Tartusse toimetama. Jah, Tartusse tuleb lipp veel vaikselt toimetada, aga sealt edasi Otepääle juba lauluga. Emiilia. Teele, armas rahvas, lähme Kihelkonna kooli ette, et Emiilia saaks lipu valmis. Ja lipp. Heleroheline hoone, siin ongi Põltsamaa Kihelkonna kooli hoone. Kui mina olin väike poiss, siis ma käisin veel siin koolis. Aga hiljem olin ma ka siin abiõpetaja. Siin koolis töötas ka mõned aastad Eduard Kornöhe. Talle meeldis kangesti siin see näputööõpetaja Emiilia. Ja ta pani tema isegi oma ajaloolisse jutustusse tasuja sisse. Aga see ei ole praegu üldse oluline, vaid oluline on see, kuidas valmib esimene Eesti sinimustvalge lipp. Ülemise korruse peal õmblusmasin töötab või on juba valmis, kohe vaatame. Sealt ta juba tuleb. Näe, vaata, Paula. Saingi valmis. Ulatagem nüüd see tänutundega tänapäeva.
nii sündiski Põltsamaal Eesti Vabariik lipp, Eesti rahvuslipp. See lipp ulatati Eesti Üliõpilasseltsi esimehele härra Siim Sillamaale. Aastal 1884. Ja täpselt samamoodi sõidab see lipp täna Tartusse, et siis reede hommikul vankritel uuesti Otepääle liikuda. Kõik, kes te siin olete oodatud Otepääle, Eesti lipu 125. aastapäeva tähistatakse Otepääl kontserdiga. Ma soovin teile kõigile ilusat Eesti lipu aastapäeva. Aitäh! Sõna tervituseks saab Põltsamaa linnapea härra Jaan Aiats. Oleme ju õnnelikud. Oleme kohe päris õnnelikud, sest Põltsamaal on tehtud Eesti lipp ja hüüame selle puhuks veel korra. Hurraa! 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 Tublid! Ilusat lipu aastat ja ilusat suvevaheaega teile lapsed. Ja teile, kes te olete täna tulnud siia sellele üritusele, aitäh! Te tegite Põltsamaa rõõmsaks. Kõik head teile! Aga armas rahvas, laulgem selle ilusa päeva ja selle tähtsa sündmuse lõpetuseks nüüd kõik üheskoos Martin Lipu tehtud laulu Eesti lipp. Teile kõigile kena päeva jätku. Me läheme nüüd tegelikult vastuvõttu. Aga see oli ikka päris tükk aega tagasi. Ja ma mõtlesin, et ma ei tea, kuidas see asi siis välja tuleb. Ja
Ja täna võin öelda täiesti rahuliku südamega, et Põltsamaal on ikka kõvad tegijad küll. Inimesed, kes uurivad ajalugu, inimesed, kes tahavad selle ajaloo kirja panna ja ka selle kõik ja teie kõik, kes te olete tahtnud sellesse tänapäeva selle tuua. Linnarahvas kõnnib mööda Lossi tänavat ja süda läheb tõesti soojaks, kui näed, kas inimusvalged lipud lehvivad ja kuidas kõik on rõõmsad ja millise sisemise soojusega kõik on tehtud. Et ma võin seda juttu siin tegelikult nüüd veeretada nüüd siia ja sinna. Aga ma ütlen teile kõigile suur tänu. Tõsiselt südamest suur tänu. Ma ei tea, üks inspireeris, Linnapäeva sõnavõtt inspireeris mind niivõrd, et ma mõtlen ka kaasa. Mina olen Toomas Kiho, mina olen Eesti lipp 125 sünnipäeva korraldustoimkonna juht, nii nagu riigisekretär selle on määranud. Ja ma tahtsin öelda lihtsalt innustatuna Linnapäeva sõnadest, et tegelikult Põltsamaa on tänu teile sellele etendusele, sellele asjaolule, mis te siin täna etendasite, see lipu õmblemisele, hammustanud ennast lihtsalt Eesti lipukaardile selles mõttes, et kõik ju teavad Eestis, et Eesti lipp õnnistati Otepääl, et Otepää on lipu sünnikoht, et see Tartus oli üliõpilaste organisatsioon, kes selle lipu õnnistas seal, et Tallinn on meie pealinn, kuhu tõmmatakse Pika Hermanni riigi esinduslipp ülesse, aga see, et Põltsamaa on ka nii tähtis koht, see ainult tänu teile praegu ja just nimelt tänu tänasele päevale saanud Põltsamaa tõusnud nende mõne väga tähtsa omavalitsuse hulk. Karl Paul Rei päevikust. Tema oli mitmel pool postmeister ja vanadel aastatel oli siin Põltsamaal abi postmeister. No, postmeistri töö on ju niisugune, kus ikka on kirjatööd ja Põltsamaa väga suur koht ei olnud siis, sai alles linna õigused, kuid nemad Siberist tagasi tulid siia ja sai see 3000 inimest täis. Tütre Berman Hiobi pojapoeg. Ja ma kõigepealt küsiksin, kus on saanud Gustavi suur abe? Täna hommikul läks kahjuks. Kõik pildid, mis minul temast on, ta on hiigla suure abemega. No jah, aga võib-olla tänapäeva abe ei ole nii moise. See vist hommikul oli veel, seda abet ei saanud Bermani abemeks nimetada, tuli lihtsalt maha lükata see, mis koli. Ja muidugi Emilie ja Kristof on siis ühe võrra sugusel siis edasi läinud sellest Gustavist. Mina alati, kui kuulen seda rääkivat, et Otepää on Eesti lipu sünnilinn, ma tunnen ebaõiglust, sest me teame, oleme alati teadnud ja teame, et Eesti lipp on sündinud Põltsamaal. Mu käest on täna küsitud, miks see nüüd alles viimasel ajal välja on tulnud. No seletus on selles, et sellest muidugi enne sõda oldi täielikult teadlik. Kirja sai ta, nii nagu me praegu siin kuulsime, see oli ju vahetult seda aega, kui Eestis järgnesid keerulised ajad. Tuli sõda, tuli okupatsioon, tuli varjule panna, keegi ei tohtinud temast rääkida. Nüüd, kui ta on välja tulnud, nüüd muidugi võib rääkida. Ja tore, et nüüd võib ka rääkida sellest täie suuga, et ta on õmmeldud Põltsamaal. Mis on siis Otepää?
Otepää on linn, kus Eesti lipp ristiti ja peeti varnud. Temal anti seal Jumala sõna ja see on ka tähtis. Ja paljud meist on käinud seal liputuvas. Tore lasta olla seal, aga siin Põltsamaal peaks olema ka liputuba, tingimata. Ma olen muuseumis käies vaadanud, et kas saaks mõne seina kuskil laiemal lükata, et teha liputuba. No vist ei saa, kõik on nii täpselt planeeritud. Aga seal õue peal on ju maja, mis ootab ülesehitamist, taastamist. No muidugi ühe korruse või äärmisel juhul ühe toa võiks ju sinna Eesti lipule pühendada. Nüüd on siis Eesti lipu sünnilugu legaliseeritud ja ma ütleksin, et selles on suur teene minu arvates kahel inimesel. Professor Rei vanaisal, kes pani kirja selle ja see on säilinud. Ja Heino Joostil, kes koduloolasena leidis selle üles ja tegi minule ettepaneku, et kas me ei kirjutaks midagi Põltsamaast. Tema kirjutaks siis Põltsamaa ajaloolise poole ja suguseltsi poole. Siis soovis selle, et kirjutaksin mina. No mul ei saanud mitte midagi selle vastu olla ja ma andsin sellega nõusoleku. Aga et Eesti lipp on tehtud Põltsamaal, suguselts teab, kes on Eestis, need sugulased ja need, kes on laiali mööda maailma. Aitäh! Inimesed